Cancale on pisike linnake Põhja-Bretonimaal. Prantslastele tähendab see koht sedasama, mis omal ajal Baltikum suure Nõukogude Liidu elanikele. Siia sõidavad need, kellel ei meeldi kuumus, mugavus ja rahvastäis plääsid Vahemereäärsetes kuurortides. Siit aga leiavad nad üsna jaheda Atlandil puhuva tuule, mere ja praktiliselt inimtühjad rannad. Ka kõige palavamatel päevadel keset suvitusooaega. Cancale on aga kuulsaks ja tuntuks teinud tema austrid. Juba 1545. aastal sõlmisid Pariisi kaupmehed Cancaliga lepingu värskete austrite tarnimiseks Pariisi kuninga söögilauale 2 korda nädalas. Vastutasuks sai Cancale omale linnaõigused, millega kaasnesid tollal ka teatud privileegid. Üle poolte Cancali 5000 elanikust on seotud nende molluskite kasvatamise ja müügiga. Ülejäänud aga kõigi nende teenindamisega, kes sõidavad siia, et proovida ja nautida seda arvasaadavat toidupala. On ju vähe toiduaineid, mida süüakse elusalt. Linna keskväljakul seisab mälestussammas purskkaev, mis kujutab 2 naist austritega täidetud korve pesemas. Muidugi on ammu möödas need ajad, kui Cancale naised üleskeeratud seelikutega mõõna ajal mööda randa käisid ja austreid korvi korjasid. Nüüd on arendatud välja selle delikatessi kasvatamiseks lausa tööstusharu. Austri kasvatuse üldine pindala Cancales ulatub juba 400 hektarini. Mererannas olid ka mõned julgemad, kes siiski vette läksid ja ookeani mõnusid täiel rinnal nautisid. Need olid meie enda grupi tüdrukud, lisaks mõned kohalikud suvitajad. Nende eeskuju nakatas lõpuks ka mind. Kel aga rohkem tahtmist ja viitsimist võib ronida linna kohal kõrguvale künkale. Mäkke viivad päris korralikud teerajad. Ja kui te olete juba ülesse jõudnud, ei kahetse te oma tegu. Sealt avaneb imeilus vaade merele. Sellel sõitvatele laevadele, jahtidele ja paatidele. Kaugemal hakkavad silma väikesed saared. Ja vesi on tõesti sinisinine. Merevesi on siin väga puhas, sest ümbruskonnas pole ühtki tehast või loomakasvatusvarmi, mille teitveed verd reostaksid. Ka kanalisatsioonisüsteem jääb ookeanis kaugele. Künka tipus asub memoriaal, pühendatud esimese ja teise maailmasõja sündmustele siinkandis. Kaua ei olnud aega seal mäe otsas seda ilu nautida. Plaanis oli jõuda täna veel ka Saint-Malosse, siit mitte kaugel asuvasse teise Bretonimaa linna. Seepärast tuli hakata liikuma tagasi alla randa, kus parkimisplatsil ootas meie buss.